ja olemegi Sevillas. Praeguse Sevilla kohale tekkis linn juba 8. või 9. sajandil enne Kristust, mida roomlased tundsid Hispalisena. Kreeka legendi järgi rajas linna Herakles. Hispalise varemetele rajasid roomlased oma linna Colonia Romulensise. 712. aastal aga vallutasid linna araablased Maurid. Üle 5 sajandi oli linn Mauride erinevate dünastiate valduses ja saavutas oma õitsegu, enne kui Fernando III ta 1248. aastal vallutas. Praegu elab Sevillas üle 700 000 inimese. Ta on Andaluusia pealinn. Linna elanikke kutsutakse hispaaniapäraselt Sevillanos. Elanike arvult on Sevilla Hispaania 4. linn. Ta on suur tööstus-, kaubandus- ja turismikeskus. Sellele on tõhusalt kaasa aidanud linna soodus asukoht Guadalquiviri jõe viljakal tasandikul. Jõgi oli kuni Sevillani laevatatav ka suurtele merealustele. Sevillast alustasid oma merereise tuntud maadeuurijad Magalhães ja Americo Vespucci, kes tõestas, et Columbus ei avastanud mitte uut mereteed Indiasse, vaid hoopis uue kontinendi. Oma uue õitsengu saavutas Sevilla 16. ja 17. sajandil, kui linnast sai peale Ameerika avastamist Hispaania peamine kaubandussadam. Aja jooksul aga tema tähtsus kaubanduslinnana vähenes. Seoses 30 000 Mauri käsitöölise lahkumisega inkvisitsiooni hirmus ja samuti ka Cadissi linna tõusuga konkureerivaks sadamaks. Tänu oma rohketele tornidele on Sevilla panoraam igast ilmakaarest vaadates suurepärane ja meeldejääv. Iidses linnamüüris 66 torniga on tänaseks säilinud vaid fragmendid. Meie plaan siin on külastada koos katedraali ja Giralda torni, siis vaba aeg omal käel kõndimiseks kuni kella 3-ni ning peale seda ühine ekskurss Hispaania väljakule. Peale seda aga edasisõit Cordoba poole. Sevilla 5-lööviline katedraal ehk Maria de la Sede kirik on Euroopa suurim gooti katedraal. Selle ehitamist alustati 1401. aastal peale Reconquistat endise mošee asemele. Katedraalist sai kristlaste võidusümbol peale moslemite väljakihutamist Iberia poolsaarelt. Ehitama hakates otsustati ehitada niivõrd suurepärane kirik, et seda ei suudeta mitte kunagi ületada. Me tahame ehitada sellise suursuguse pühakoja, et igaüks, kes teda peale ta valmimist näeb, peab meid hullumeelseteks. Sellisest paradoksaalsest viisist juhindusid kiriku ehitajad. Ehituse ajal pidid kiriku teenijad andma poole oma palgast ära, et maksta arhitektidele, ehitajatele ja muudeks väljaminekuteks. Ehitus kestis üle 100 aasta. 5 aastat pärast kiriku valmimist 1511. aastal varises sisse katedraali peakuppel ning tööd algasid uuesti. 1886. aastal varises kuppel jälle, mille seekord põhjustas maavärin. Kupli langemine purustas palju väärtuslikke objekte, mis asusid tema all. Oma 116 meetri pikkuse ja 76 meetri laiusega on ta maailma suuruselt 3. ristiusu kirik üldse. Rooma Püha Peetruse katedraali ja Londoni Püha Pauluse katedraali järel. Sevilla katedraalil on Hispaania pikim laelööv. Kesklööv tõuseb kuni 42 meetri kõrgusele ja on rikkalikult kaunistatud suure hulga kullaga. Sevilla katedraalis on hoiul hulgaliselt reliikviaid ja aardeid, sealhulgas Murillo, Velázqueze ja Goya maale.
Paljud siin hoitavad reliikviad on suure tähtsusega Hispaania katoliku kiriku ajaloos. Kõige kuulsam aare siin on 13. sajandil valmistatud Jumalaema kuju Jeesus lapsega. Katedraalis on 50 kabelit. Ühes neist, Püha Antoniuse omas, asub Bartolomeo Murillo maal Püha Antoniuse nägemus. 1874. aastal lõikasid vargad osa maalist, mis kujutas Püha Antoniust välja ja tahtsid seda müüa New Yorgi galeriile. Galerii omanik ei olnud nõus maksma soovitud hinda, mis oli $250 ning teatas asjast Hispaania konsulaati. Räägitakse, et kiriku rist on tehtud esimesest kullast, mille Columbus Ameerikast tõi. Kinnitatakse ka, et meresõitja enda maised jäänused asuvad selles kirikus. Tegelikult puhkab Columbus siiski Santo Domingos, Dominikaani vabariigi pealinnas. Columbuse tinakirst viidi 1544. aastal Sevillast Santo Domingo katedraali. 1795. aastal viidi säilmelt sealt edasi Havannasse ning 100 aastat hiljem Havannast tagasi Sevillasse. Kuid kuskil teekonnal aeti midagi kapitaalselt segamini ning praegu kaldutakse üha rohkem arvama, et säilmed Sevilla katedraalis kuuluvad hoopis Columbuse pojale Diegole. Columbuse kirstu hoiavad 4 meesfiguuri, kes sümboliseerivad Kastiiliat, Aragooniat, Navarrat ja Leoni. Katedraali kõrval asub Giralda kellatorn, mis on erinevatel andmetel 98 kuni 114 meetrit kõrge. Selle seinad on kaunistatud rikkalike kivipitside, arabeskide ja ornamentidega. Torn on varustatud 22 harmooniliselt kõlava kellaga. Ülevalt vaateplatvormilt, kuhu viib torni sisemuses keerlev kaldtee, avaneb suurepärane vaade kogu Sevillale ja kõrval asuvale katedraalile. Giralda ehitamist alustati 1184. aastal ja lõpetati 1196. aastal Mauri arhitekti Abu Yusuf Jakobi poolt. Ehituse lõppedes oli minareti kõrguseks 82 meetrit. Pärast Sevilla vallutamist Ferdinand III poolt ehitati mošee ümber gootistiilis katedraaliks. Minaret aga säilitas oma esialgse kuju. 1568. aastal lisas arhitekt Herman Ruiz sellele 32 meetri kõrguse kellatorni. Torni lõpetab keralseisev pronksist kuju, tuulelipp. Kuna tuulelippu nimetatakse hispaania keeles Giraldilloks, siis tuleneb sellest ka kogu torni nimetus, Giralda. Tornist väljudes võtab meid vastu kaunis siseõu, rohkete apelsinipuude ja purskkaevuga nende keskel. Siin on päris mõnus varjus veidi puhata, et siis jälle linna peale edasi traavima minna. Peale katedraali ja torni otsustasin veel ära käia Sevilla kuningalosis ehk Alcazares. Alcazar, mis asub otse katedraali vastas, on ehitatud endise Mauride lossi kohale. Ehitusega alustati 1181. aastal
ja see kestis ligi 500 aastat. Olles küll vähem grandioosne kui Alhambra Granadas, võlub see villa Alcazar oma mugavuse ja šarmiga. Ligi 700 aasta jooksul oli ta ka Hispaania kuningate residentsiks. Esimesel momendil tundub palee olevat väga sarnane Lähis-Ida paleedega. Kuid asjatundjad eristavad siin kohe niinimetatud Mudehari stiili, mis on segu gootikast, renessanssist ja araabia ehituskultuurist. Paleed peetakse üheks paremini säilinud Mudehari stiilis ehituseks üldse. Hiljem Karl V valitsemise ajal lisatud gooti elemendid on kontrastiks domineerivale islami stiilile. Esimene palee ehitati siia Almahiidide dünastia ajal. Suur osa praegusest kompleksist on ehitatud kunagise araabia kindluse varemetele, Kastiilia kuninga Pedro I poolt. Alcazari ülemisi korruseid kasutab kuningapere ka praegu ametliku residentsina Sevillas. Kõige luksuslikum Alcazaris on troonisaal. Arabeskid ja ornamendid siin on pärit 14. ja 15. sajandist. Siin on Mudehari stiil esindatud oma täies hiilguses, ülevuses ja suursugususes. Uhkemateks ruumideks palees on veel Karl V tuba ja suursaadikute saal. Üks kaunimaid siseõuesid palees on Patio de las Doncellas. Nimetus, mis tõlkes tähendab neidude õu, tuleneb legendist, mille järgi maurid olevat nõudnud igal aastal Iberia kristlikel kuningatel 100 neitsit omale kingituseks. Seda lugu kasutati müüdina, et õhutada Reconquista liikumist mauride vastu. Üldist muljet elegantsest suvisest varjupaigast täiendavad veelgi kaunilt pügatud aiad külluslike roosipõõsaste ja apelsinipuude alleedega. Alcazari aiad on segu mauride renessansi ja inglise aiakujunduse traditsioonidest. Maria Luisa pargis asub 1929. aasta maailmanäituse keskus, Hispaania väljak.
väljak on ehitatud 1920. aastatel moes olnud Art Deco ja neomudehari segastiilis. Väljaku moodustab tohutu poolring, mida äristab katkematu hoonete kompleks. Hoone mõlemas otsas pürgivad kõrgusse 2 elegantset torni. Plaza ehk palee seinte ääres asuvad nišid, mille keraamilistel plaatidel on kujutatud pildikesi ühe või teise Hispaania provintsi elust ja vaatamisväärsustest. Need on head kohad külastajatele, kes soovivad lasta end pildistada oma koduprovintsi kujutava niši foonil. Praegu asub endises näituse peahoones Sevilla linnavalitsus ja mitmed muuseumid. Platsi keskel asub suur purskkaev, mis on ümbritsetud veekanaliga. Üle kanali kaarduvad arvukad kaunid jalakäijate sillad. Kanalil on soovi korral võimalus sõita ka paadiga. Kui külastada väljakut nädala sees varahommikul, võib näha pikka immigrantide järjekorda, kes ootavad pääsu linnavalitsuse ametnike vastuvõtule. Õhtul aga kella 9 paiku, tund enne väljaku sulgemist, valitseb siin juba vaikus ja tühjus. Sellel väljakul toimusid ka filmi Tähesõja teise episoodi kloonide rünnak võtted. Nii, Hispaania väljak üle vaadatud, istume bussi ja sõidame edasi põhja poole, Cordobasse.